tere, mina olen Risto ja täna räägime sellisest filmist nagu Vertigo. Vertigo ehk siis peapööritus räägib loo ühest endisest detektiivist, kes peale siis ühte sihukest intsidenti, ütleme, kaotab oma võime siis kõrgustes mitte karta. Ülimalt veider lause, aga saite vast mõttest aru. Tal tekib siis selle intsidendi tõttu sihuke haigus nagu peapööritus, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et tema puhul siis, kui ta näeb, kuskilt kõrgelt ääre pealt vaatab alla, siis ta lihtsalt pea hakkab pööritama, hakkab täiega kartma, võib kokku kukkuda, minestada. I look down. I look up. I look... Peale seda intsidenti palub aga tema sõber, et see detektiiv hakkaks jälgima siis tema naist, kuna see vend arvab, et ta naine on peast hulluks minemas ja võib endale haiget teha. Sest tihtilugu, kui ta küsib, kus naine näiteks päev otsa olnud on, siis naine ei oska sellele vastata. Ta ei kahtlusta, et naine teda petab, aga ta arvab, et ta on ära keeramas, sest temaga on lisaks nendele uitamistele, umbes kooserdamistele hakanud toimuma ka muud veidrad asjad. James Stewarti poolt mängitud siis detektiiv John aga harmub sellesse naisse väga hullult ära ja sealt hakkavad siis väga peadpööritavad sündmused pihta. The story of a love so powerful it broke down all barriers between past and present, between life and death. Tegemist on 1958. aasta filmiga, mille tegevus toimub San Franciscos ja üks peamine asi, mis mulle selle filmi juures ääretult meeldis, oli see, kuidas see film viis mind tagasi mingisse hoopis teise ajastusse. Muidugi seda ajastu vahet on seal filmis tunda kõikide tehniliste lahenduste poolest, aga just see hõng, mis sellel küljes oli, eks ole, ja need tehnilised lahendused tegelikult annavad sellele ka veel juurde. See mulle nii väga meeldis ja ma usun, et kõik, kes seda filmi vaatavad, suudavad seda ka hinnata, sest see hõng ja see temaatika ja see miljöö, see on ääretult mõnus ja ääretult sihuke, peadpööritava filmi kohta ääretult soe isegi võiks öelda. Muidugi on see film ka suurepäraselt kirjutatud. Viimasel ajal ma ei teagi, milline lugu mulle nii väga hinge oleks läinud. Seal on ülimalt head pöörded. Need pöörded on nii kuradima head, et sa mingi hetk, ma ei oska seda kuidagi võib-olla hästi sõnadesse panna, aga seal on üks sihuke pööre, kus sa tead, et midagi on nüüd tulemas. Sa arvad, et tuleb üks asi, tuleb midagi hoopis teist. See teistsugune pööre, mis tuleb, see alguses sulle ei meeldi. Vähemalt mulle ei meeldinud, sest ma tundsin, et see jäi kuidagi jube nõrgaks. Aga peale seda tuleb veel üks pööre ja siis sa saad täpselt hästi aru, miks see eelmine pööre selline oli, nagu ta oli. Ja lihtsalt imeliselt kirjutatud film. Väga-väga hästi tehtud. Ja muidugi Hitchcock, kes on oma pöörete poolest tuntud, on ka tuntud selle poolest, et ta suudab oma vaatajaid ebamugavalt tundma panna. Ja see film kindlasti pani mind korduvalt ebamugavalt tundma. Selle filmi mõte oligi panna mind ebamugavalt tundma ja ütlen ausalt, ma nautisin iga hetke selles, kui ma ennast ebamugavalt tundsin. Sest nagu kõik need hetked, kus ma ebamugavalt tundsin, see on see moment, et cringe film, vaid lihtsalt see oli, need hetked olid nii hästi läbi mõeldud ja nii hästi kokku pandud ja üldse suurepärane film. Jah, mul ei olegi otseselt midagi halba selle filmi kohta öelda, sest algselt, kui ma filmi vaatasin, ma tundsin, et selle tempo oli tiba kehv, aga siis, kui lõputiitrid jooksma hakkasid, siis ma reaalselt, siis ma sain aru, miks see tempo kohati hoo maha võttis. Lõpuks see film jookseb kõik nii ilusti kokku ja see on lihtsalt ülihästi tehtud. Ärge palun jätke seda vaatamata sellepärast, et see on nii vana film. Tegemist on ülimalt hea filmiga. Jah, ajastu vahet on tunda igas aspektis, eks ole, aga see on väga väärt vaatamine. Ühesõnaga, tegemist on tõelise meistriteosega, nagu Hitchcockil ikka neid filme päris palju on. Kui te olete seda näinud, siis kindlasti andke teada, mis te sellest arvasite. Kui te ei ole seda näinud, siis vaadake ära. Ja kui teile meeldib see, millega ma tegelen, siis pange sellele videole üks like ja tellige mu kanal. Ja mis ma muud ikka oskan öelda. Näeme järgmine kord.